E-posti lisamiseks dokumenti on kaks võimalust. Kui te lihtsalt trükite mõne e-posti aadressi, näiteks kalle@postkontor.ee, siis peale seda, kui te olete meiliaadressi ära trükkinud ja meiliaadressi kohustuslikud elemendid on täidetud, see tähendab @märk ja lõpus näiteks .ee.com ja nüüd peale trükkimist klõpsate tühikul, siis Writer saab ise aru, tegemist on meiliaadressiga ja ta loob tast hüperlingi. See tähendab, et kui ma nüüd hiirega see peale liigun, siis ta kirjutab ka kontrolli all hoides klõps sellel hüperlingil avab siis meili saatmise akna sinna aadressile. Teine asi, mida ma võib-olla tahan teha, on see, et ma meili aadressi ei tahagi siia trükkida, aga ma tahan, et oleks selline tekst või nupp, millel klõpsates avatakse siis samasugune uue meili saatmise aken. Näiteks saada e-mail. Ja nüüd see tekst ma tahan, et olekski see, mis saadab selle e-posti aadressile meili ja avab selle akna. Ja nüüd selleks, et olemasolevas tekstis teha meili saatmise hüperlink, valime lisamine menüü ja siit valik hüperlink. Alternatiivne valik on näete hüperlingi nupp ka siin. Siit tuleks siis jälgida, et vasakult oleks valitud e-post, ära määrata saaja aadress või aadressid, kirja teema ja siin ära määrata siis, et milline osa või mis tekst on see, millel vajutamine reaalselt avab selle uue meili saatmise akna. Ja kui need andmed on ära määratud, näiteks siis samamoodi kalle@postkontor.ee ja nagu näete, lisavõimalus on teema panna, mida niisamuti ei oleks saanud. Teema näiteks on kiri otse Writerist. Nii, kui see on valmis, klõpsan rakenda ja seejärel sulge. Ja nüüd näete, et on üks võimalus klõpsata otse meili aadressile ja on võimalus ka klõpsata tekstile, mis näete siis kirjutab teile ka, et avatakse uus meil sellele aadressile ja teema real on juba siis kiri otse Writerist.